Tere kõigile, mina olen Marge, ma olen imetamise nõustaja Ida-Tallinna Keskhaiglast. Mul on hästi hea meel, et teid on ikkagi mõningad jäänud siia, oleme siis ausad, et ma saan aru, et hommikupoole oli kogu see seltskond siin palju suurem, kui olid hästi põnevad teemad siin, seks pärast sünnitust ja nii edasi, aga teie, kes te olete jäänud imetamisest veel minuga koos arutlema, et olen hästi rõõmus selle üle. Imetamine, on see siis nii lihtne ja loomulik, kas me sugarcoatime natukene seda teemat võib-olla liiga palju, või see tegelikult ongi nii, arutleme sellel teemal veidi. Seda me teame kõik päris hästi, kui kasulik on rinnapiim sinu lapsele. Kõik need toitained, mis on õigetes proportsioonides sinu beebi jaoks, mikrobiomist Agnes just rääkis, kui palju olulist annab see lapse tulevasele tervisele ja ka vaimsele tervisele, mitte ainult see, et see aitab lapsel hilisemas elus vältida diabeeti ja südame-veresoonkonna haigusi, selliseid asju. Aga kas me sellest ka mõtleme, kui kasulik see tegelikult sinu tervisele on? Et mida imetamine annab imetavale emale? Sa oled tänu imetamisele vähem ohustatud rinnanäärme ja munasarjavähist ning samuti hilisemas elus näiteks luude hõrenemisest. Päris tuntavad kasud sinu jaoks ka sees. Mis kasu ühiskond sellest saab, kui sina oma last otsustad rinnaga toita? See tähendab seda, et meie järglased, kes on toidetud nii, nagu meie bioloogiline norm ette näeb, meie endi rinnapiimaga, on tugevamad, tervemad, asjalikud ühiskonnaliikmed ja panustavad sellesse tagasi. Ning kui sa otsustad rinnaga toita, mida õnneks enamus Eesti emmesid teeb, siis me tänu sellele hoiame ka keskkonda, sellepärast et me toodame vähem prügi. Nii nagu võrrelduna näiteks selliste ühiskondadega, kus kasutatakse palju segutoitu, mõtle kõikide nende pakendite peale, mis jäävad järgi. Ei ole väga tore vaatepilt, eks. Aga kuidas see kõik siis alguse saab? Imetamiseks ettevalmistus. Kõik, kellel juba praegu kõht natukenegi välja paistab, sinu keha on juba hakanud selleks valmistuma, ilma et sa ühtegi lisaliigutust ise selleks teeksid. Su rinnad on hakanud suuremaks muutuma, nad juba hakkavad vaikselt ternes piima tootma. Nii et kui su beebi mingil imelikul põhjusel otsustaks juba nii varakult sündima hakata, siis tegelikult tema jaoks toit on juba praegu olemas. Ja muud sellist ettevalmistust sinupoolset üldse ei peagi olema. Nüüd laps raseduse ajal sinu kõhus teeb oma ettevalmistusi. Tema harjutab imemist, harjutab hingamist. Hingamisliigutusi me saame ultraheli all näiteks jälgida üsna kenasti. Lisaks sellele neelab ta lootevett raseduse lõpus, seal kuskil 500-600 milliliitrit ööpäevas. Neelab selle lootevee endale sisse, siis ta pissib jälle selle välja, siis ta neelab selle sisse ja teeb ettevalmistusi selleks, et kui ta nüüd üks hetk sünnib ja antakse talle võimalus jõuda rinnale, nii nagu sa sellel pildil näed, äsja sündinud titte, kes on äsja tutvust teinud enda emmega, see esimene imetamine sünnitustoas, selleks on ta siis valmis. Imemisliigutused, mida ta raseduse lõpus teeb, sa võid sellest isegi täiesti füüsilisi märke näha oma tite peal, ehk mõnel lapsel on siia käe seljale või randmele täitsa siuksed maasikad imetud, on kõvasti tööd teinud selle imemisega. Ja kõik see nii-öelda teoreetiline baas, see siis tuleb lihtsalt praktikasse viia. Nii et enamus titasid esimese poole tunni aja jooksul peale sündimist on siis valmis emme rinna juurde jõudma ja rinda imema hakkama. Nõnda, me peame kindlasti meelde tuletama ka ühe hästi tähtsa asja, kuidas on õige imemisvõte, et sa selle kindlasti ära tunneksid ja kui sa märkad, et midagi on valesti, siis peaksid sa
otsima spetsialisti abi, näiteks imetamisnõustaja juurde tulema. Selle pildi peal küll tegelikult ei ole ideaal, et kui oleks ideaalne olukord, siis me põhimõtteliselt näeksime lapse nägu, nina, põski ja lõuga puudutamas ema rinda. Rohkem miskit ei näegi. Et siin on natukene siiski seda suud ka märgata, selleks, et me saaksime paremini aru, kui palju peab lapse suu lahti olema selleks, et õigesti rinda haarata. Et mitte ainult nibu, aga ka nibu välja mingisuguse osa peab ta enda suhu haarama. Selleks, kui sa hakkad teda rinnale panema, jälgi, et sinu nibu jääks talle umbes siia nina alla. See on tema jaoks see puudutus signaaliks, et nüüd tuleb hakata suud lahti tegema. Ja ta teeb peaga sirutusliigutuse. Sellel hetkel saab ta tõmmata endale õlgadest lähemale ning nibu lähebki õigesse kohta. See tähendab seda, et pea jääb kergelt sirutusasendisse. Ükskõik, kas sa toidad teda siit käe pealt või lamavas asendis või siit külje pealt jalgpalli asendis. Oluline on see, et pea jääb veidi kuklasse, lõug läheb üsna tissi sisse masseerima ja nina otsakene puudutab ka rinda. Siis sa oled saavutanud õige imemisvõtte. Või õigemini on sinu laps seda teinud. Edasi, kuidas sa aru saad, et nüüd on piimakogustega kõik hästi? Kui sinu raseduse ajal tegid sinu eest piima tootmises töö ära hormoonid, siis nüüd, kui laps on sinu juurde saabunud, toimub esimese nädala jooksul piimakoguste reguleerimise võime ja selle liikumine hormoonidelt lapsele. Ehk siis nädal pärast sünnitust toimub piima juurde tekkimine vastusena sellele, kui tihti, kui palju on laps käinud rinda imemas. Enam ei aita sind hormoonid, et sinu kõige suurem abimees on sinu enda laps. Et toimub selline nõudluse ja pakkumise tasakaalu selline paikasättimine. Mis siis soovitused on? Rinnaga tuleks toita nii tihti, kui laps soovib, aga vähemalt 8 korda ööpäevas. Miks vähemalt 8 korda? Lihtsalt praktikuna ma pean seda kindlasti ära mainima, kuna ma tean, et on olemas ka selliseid beebisid, kes peale sünnitust veel mitu päeva eriti ei ole huvitatud piisavalt sagedast söömisest. Nad arvavad, et nad on veel kõhus, saavad sööki nabaväädi kaudu ja ei pea hakkama veel ise eriti vaeva nägema söögi kätte saamiseks. Et alates 2. lapse elupäevast peaksid sa tõesti jälgima, et lapsel oleks vähemalt 8 aktiivset toidukorda ööpäevas. Ja kui tarvis, siis ajad sa teda ka üles selleks, kui ta ise ei märka seda piisavalt sageli teha. Miks sellised olukorrad võivad tekkida? Erinevatel põhjustel. Näiteks, kui on olnud selline pikk ja keeruline raske sünnitus, see loomulikult mõjutab ka last. Tema võib olla ka palju väsinum, nii nagu sa isegi. Me ei saa ära unustada ka seda, et tänasel päeval mõnede sünnituste juures kasutatakse erinevaid ravimeid, kas või epiduraali, ehk selja kaudu sünnitusvalude äravõtmist, medikamentoosset. Kõik need ravimid, mis emale sellel hetkel organismi viiakse, jõuavad ka lapseni. Nii et see tita, kes on sündinud sellisest sünnitusest, võib veel võib-olla 2-3 päeva olla üsnagi unine. Ja tegelikult on seda uuritud ja leitud, et need samad epiduraalanalgeesia ravimid teinekord püsivad lapse organismis pikki nädalaid, nii et mõtle sellele kaugemale mõjule. Aga praegu siis hoia meeles, et vähemalt 8 aktiivset toidukorda lapsel peab olema. Vaata tema kehakeelt, kas ta oleks söömiseks valmis. Ära oota päris selle hetkeni, kui ta juba täiega röögib niimoodi, et on näost lilla, sellepärast et sellel hetkel ta võib-olla ei suuda üldse enam keskenduda rinnale haakumiseks. Jälgi, et kui ta hakkab juba läbi une natukene
liigutama ennast, teeb silmi lahti, hakkab võib-olla käsi suhu panema, teeb suuga selliseid liigutusi, sa näed, kuidas ta keelt välja ajab suust. Kõik need on sellised varajased märgid, sa näed, et ta oleks valmis sööma. Ja esimesed 6 elukuud võiks lapse söögiks olla siis ainult sinu enda piim. Miskit muud ta sellel perioodil ei vaja. Ei teed ega vett ega selliseid asju, mis vanasti olid üsna populaarsed. Me teame, et rinnapiimast ka palaval suvepäeval piisab titale täiuslikult. Rinnapiim ise on peaaegu 90% vesi, nii et see vedeliku vajadus saab ka kenasti kaetud. Ära sellepärast muretse. 6. kuust hakatakse siis lisaks rinnale vaikselt juurde harjutama erinevaid tahkeid toitusid. Sõltuvalt kultuurist. Meie, eestlased, me oleme harjunud, et me hakkame oma titadele pakkuma köögiviljapüreesid, ka võib-olla putrusid hoopis. Ilmselt hiinlased alustavad riisist. Lõuna-Ameerikas ja sealkandis tõenäoliselt pakutakse juba üsna alguses erinevaid puuvilju, näiteks apelsini ja vürtsikamaid toite ja see on kõik okei. Et põhimõtteliselt on laps 6. kuust valmis maitsma seda, mis iganes sinu toidulaual on. Et seal ei ole sellist nii ranget piiri ees, et kõik lapsed maailmas peaksid 6. kuust hakkama sööma just nimelt kõrvitsapüreed. See on küll meile kombeks, jah. Ja see, kui kaua siis jätkata rinnaga toitmist üleüldse, see on puhtalt sinu ja sinu lapse omavahelise kokkuleppe küsimus. Mitte kellelgi teisel siin sõnaõigust ei ole. Ei perearstil, ei lastearstil, ei hambaarstil ega sinu emal või elukaaslasel. Sina ja laps otsustate selle ära. WHO soovitab tegelikult jätkata lapsele rinna pakkumist või võimaldada tal veel rinnale tulla, kui ta on 2-3 aastat vana. Sa kujutad ette, et 2-3 aastane laps, see on juba selline, kes kõnnib oma jalgade peal ilusti ja oskab rääkida päris selgesti. See tähendab ka seda, et ta oskab üsna huvitavates situatsioonides, näiteks kaubanduskeskuses või kuskil mujal avalikus kohas küsida tissi. Et sellega pead siis igaks juhuks arvestama, et kui sa sellist väga palju avalikku tähelepanu ei taha, kui su laps kõva häälega tissi küsib, siis lepi temaga kokku, et mõtleme mingisuguse koodi välja, et näiteks ta ütleks tissi asemel, et ta tahab kaissu või olge loovad selles osas. Aga igatahes on leitud, et lapse selline loomulik rinnast võõrdumise aeg võiks olla 2-3 aastat. Enne seda, see on siiski rohkem selline emme meelevaldne otsus sageli. Mõtle selle peale. Nii, kuna ma olen selles mõttes praktik, imetamise nõustamisega tegelen igapäevaselt, siis ma natukene tean seda ka, et mis küsimustega üleüldse meie juurde pöördutakse. Kui ma alustasin ämmaemanda õpinguid, olles ise juba 2 lapse ema, mul on 2 poissi, nemad on juba küll suuremad, 10 ja 13, siis ma väga hästi aru ei saanud, et aga kelle jaoks täpselt seda imetamisnõustamist üldse vaja on? Et miks sa lihtsalt ei võta seda raamatut ja ei loe seda läbi, seal on kõik kirjas ju. Sellel hetkel veel jagati kõikidele rasedatele neid libero lillasid raamatuid rasedus, sünnitus, vastsündinu. Ma ei tea, kas keegi on lugenud seda või on kokku puutunud. Igatahes mulle tundus, et seal on kõik kirjas ja tee lihtsalt selle järgi ja pane sagedasti last rinnale, piima tuleb, et mis jutt, et piima ei hakka tulema. Igatahes tänaseks päevaks ma olen aru saanud, et on jah võimalik erinevaid imetamise probleeme kogeda ja tagantjärgi mõeldes ma võib-olla oleksin võinud ka ise imetamisnõustamisse pöörduda, kuna mul olid tõesti päris pahad nibulõhed. Abi saamiseks oleksin ma võinud ise ka tulla. Aga seesama, nibud valusad, rinnad pakitsevad. Hästi tüüpiline esimese sünnitusjärgse kuu teema. Sellega peab arvestama küll, et nibude jaoks imetamine on midagi täiesti uus tööülesanne. Ja nad vajavad ilmselt kuskil 2 nädalat harjumise aega sellega, et keegi käib nende juures 8 korda, aga võib-olla ka sagedamini.
ja venitab neid päris pikaks, sest et kui sa kujutad ette, jälle tuletame seda imemisvõtet meelde, siis sinu nibuots põhimõtteliselt tõmmatakse lapse kurgunibuni välja. Päris suur venitus. Selle tõttu siis esimesed 2 nädalat just see nibude hellus on üsna tavaline kaebus. Mida sa enda jaoks ära saad teha sellel hetkel, on see, jälgi, et su lapse imemisvõte oleks õige, jälgi, et oleks laps rinnale piisavalt lähedal, ehk seesama lõug ja nina mõlemad puudutavad tissi, siis on õige kaugus rinnast. Teiseks, kasuta nibudel mingisugust niisutavat salvi, see võiks sisaldada lanoliini. Lanoliin on see võlusõna siin. Sellega sa tõenäoliselt saad siis ennetada või ära hoida nibulõhede tekkimist. Rinnad pakitsevad jah, sellepärast, et 3. sünnitusjärgsest päevast, kui su ternespiima asemel tuleb järsku külluslik kogus piima rindadesse, tähendab see, et sinu rinnad lähevad võib-olla mõningad korvisuurused suuremaks. Ja esimesel sünnitusjärgsel kuul tegelikult rinnad toodavad natukene rohkem piima, kui lapse jaoks reaalselt tarvis on. Et selline, jah, kergelt ületootmine. Nad kohanevad seda nii-öelda õiget kogust tootma kuskil 6 aja pärast ja umbes selleks ajaks oled sa ka ise enam-vähem aru saanud, et mis rütmiga su beebi süüa tahab, et teil on selline omavaheline hea koostöö tekkinud. Et see esimene kuu tuleb selles mõttes üle elada ja ka siis mitte ära ehmatada, kui rinnad sellel järgselt muutuvad natukene pehmemaks ja kergemaks, nagu emad väljendavad seda, et lötsimaks või tühjemaks. Tegelikult on just siis tasakaal saavutatud 1 kuu peale sünnitust. Su rinnad on aru saanud, kui palju konkreetselt sellele titale on vaja piima toota. Nii, lapse rahutus, mida see võib tähendada? Esiteks peab juba seda meeles hoidma, et laps küsib süüa päris tihti, seesama 8 korda. Kui sa mõtled, et vastsündinu 8-12 korda ööpäevas sööb, eks ju, ja selleks kulub alguses vähemalt pool tundi, aga võib-olla ka kauem, siis tee nüüd oma kalkulatsioonid ja mõtle, kui palju tunde see sinu ööpäevast tegelikult ära võtab. Mida aeg edasi, seda osavamaks ta muutub ja seda vähem aega selleks kulub. Nii et see lapse rahutuse teema on natukene nagu nii ja naa. Laps ei ole kaalus hästi juurde võtnud. Seda muret ma kuulen ka päris tihti ja päris sageli seal taga on see põhjus, et ongi tegemist selle titaga, kes ei ole küsinud piisavalt sageli rinnale. Ta on lihtsalt olnud unisem ja kui ta on läinud rinnale, siis ta on ka seal üsna pea lihtsalt tuttu jäänud. Jah, ta haarab rinda suhu ja teeb isegi alguses päris ilusat imemist, aga mõne aja pärast jääb see tegevus soiku ja ta jääb sul tissi otsas magama. Ei ole enam näha, et lõug liiguks sellise korraliku, sügava tõmbega, aga ta on hakanud ainult niimoodi tuttedi siin vaikselt käima, aga selline tegevus piima talle kätte ei too. Lõug jääb sügava tõmbega umbes kord sekundis käima. Selle järgi saad otsustada, et jah, ta saab sööki kätte. Nibulõhed. Seal taga tegelikult on enamasti ikkagi mingisugune imemis-tehniline küsimus. Näiteks lapsel võib olla keelekida. Sellise lapse ülevaatamiseks oleks tavaliselt vaja lastearsti. Kust neid leida? Jällegi, ilmselt kuskilt, kus töötavad ka imetamisnõustajad. Ja igasugust, kõigi suuremate sünnitusmajade juures sellised võimalused juba on olemas. Vahel on vaja ka seda keelekida lahti lõigata selleks, et keele liikuvus paraneks ja laps saab õigesti rinda võtta. Rinda on tekkinud tükk, ehk siis see viitab algavale rinnapõletikule. Alati ei vaja sellised situatsioonid ravimitega ära lahendamist, sest et kui sa paned last sageli rinnale ja valid sellise asendi, kus tema lõug jääks selle tüki tunde suunas, siis ta tühjendaks seda rinda paremini, paned pärast imetamist veel korralikult külma kompressi peale. Külm kompress on siis näiteks jääkott läbi käterätiku 10 minutiks ja peale seda veel kapsalehte sinna peale. Mitte, et kapsaleht oleks nüüd mingisuguse
et seal sees oleks mingisugune maagiline aine, mis siis aitab selle tüki ära lahustada. Ei, see on lihtsalt midagi jahedat ja ergonoomilise kujuga. Kapsaleht. Räägime natukene sellisest teemast ka. Kuidas siis imetav ema võiks ise toituda või süüa? Ega ma väga palju infot siia slaidile ei ole pannud, just selleks, et mitte teile anda liiga konkreetseid juhiseid. On kõiksuguseid müüte, et mida siis peaks tarvitama, selleks, et piima tuleks rohkem või selleks, et lapsel oleks vähem gaasivalusid, et kõiksuguseid soovitusi ka vanast ajast, et sa kindlasti ei tohiks süüa köögivilja või et sa peaksid vältima piimatooteid, kindlasti see ei mõju su lapsele hästi, või selleks, et kui tahad, et rohkem oleks piima sul endal, et siis joo näiteks piimaga teed või söö halvaad. Need kõik on müüdid ja nendel eesmärkidel, mis ma just nimetasin, need kindlasti ei toimi. Et jah, kui sulle maitseb tee piimaga kui jook, siis lase käia, aga üldiselt janujook võiks olla vesi. Gaasivalude kartuses teinekord emmed jätavad enda menüüst tohutult erinevaid toiduaineid, isegi terveid toiduainete gruppe välja. Osad perearstid annavad ka selliseid segaseid, segadusse ajavaid soovitusi näiteks, et sa ära tarvita üldse punaseid köögivilju ja puuvilju. Ülejäänud on okeid, aga punaseid peaksid kindlasti vältima. No mõtle nüüd näiteks, ma ei tea, paprikat on igasuguseid, kollaseid ja rohelisi ja punaseid, et punast siis peaksid vältima ja rohelist kollast võid süüa või? No eriti ei ole loogiline. Ühesõnaga, tegelikult peaksid sa hoidma siis enda menüü mitmekesise ja piisava, sa peaksid sööma piisavalt. Selleks, et sul oleks endal energiat lapsega tegeleda, et kui tal ongi mingisugune kõhumure, tal on suur mure. Ja see ei ole üldse seotud sinu toitumisega. Et kui sa ise oled ennast pannud kana ja tatra dieedile, nagu ma mõnikord ikka kuulen veel kahjuks siiamaani, siis ise sa ei tunne ennast eriti energiliselt ja lapsel ka üldse paremaks ei lähe. Et mis sellest siis kasu on? Ühesõnaga, selle slaidi peale mõtleb igaüks endale oma ideaalse menüü välja selle arvestusega, et sa vajad imetamise aja kuskil 500-600 kilokalorit rohkem, kui sa seda vajasid enne rasedust või raseduse ajal. Nii et söö pigem sagedasti, tee sellised vähemalt 3 põhitoidukorda ja sinna vahele ka tervislikud snäkid. Kõht võib tühjaks minna päris kiiresti. Oled ära imetanud ja siis tahaks haarata mingisuguse asja järgi, mis ma nüüd kätte siit saan. Küpsise pakk, komm, mingisugune Snickersi batoon või mis iganes. Kiired süsivesikud sinu ihu ja hing sellel hetkel tahaks. Et võtagi reaalselt ja säti endale selleks hetkeks valmis kas mingi näiteks tervislik võileib, täisteraleivaga, lihaga, salatilehega, et ära siis selle küpsise paki järgi haara. Ja samuti arvesta sellega, et sul ilmselt tekib kergesti janu ja imetamise ajal hoiagi mingisugune kas veeklaas, veepudel, kuidas sa harjunud oled, käeulatuses. Et rohkem on mingisuguseid selliseid suuniseid siin ei annakski teile tegelikult. Ravimitest. Meil saab tänasel päeval palju ka selliseid naisi emaks, kellel on mõni krooniline haigus, mõni tõsine haigus. Ei räägi üldse lihtsalt sellistest lihtsatest asjadest nagu diabeet ja kõrgvererõhutõbi. Sellega on juba üsna kerge meil toime tulla ja me teame, et need ravimid on ka imetamise suhtes okeid, aga tõsisemad haigused, skleroosis multiplex, skisofreenia kas või, et tahan öelda seda, tegelikult on võimalik põhimõtteliselt ühe käe sõrmedel üles lugeda need ravimid, mis imetamisega kindlalt kokku ei sobi. Ja siis me peame tõesti tegema selle otsuse, et sa kahjuks ei saa rinnaga toita. Aga enamus ravimeid, ikkagi valdav enamus, sobivad hoolimata sellest, et mingil määral kõik sinu tarvitatavad ravimid liiguvad ka edasi rinnapiima, kuid tõenäoliselt sellises koguses, mis lapsele mingisugust raviefekti ei anna. Need on tema jaoks ohutud.
nii et kui sul tekib mingisuguseid situatsioone, kus sulle on mõne eriarsti poolt kirjutatud mõni nii-öelda kange ravim ja on sinna juurde tulnud kommentaar, et sa ei tohi samal ajal, kui seda rohtu võtad, imetada või sa pead välja pumpama ja oma piima minema viskama ja last selle asemel hoopis pudelist toitma, siis võta ühendust imetamisnõustajaga ja proovime need asjad selgeks teha, kas tegelikult on ikkagi muid lahendusi. Nii, imetamise abivahendid. Tingituna sellest on see teema siin, et kõiksuguseid toredaid vahendeid pakutakse välja, lutte ja rinnapumpasid ja nibukaitsmeid ja mida kõike veel. Reaalsus on see, et sa ette miskit tegelikult muretsema kindlasti ei peaks. Okei, võib-olla imetamise rinnahoidja tõesti ja tõesti mitte väga palju paare, arvestades just seda, et esimese sünnitusjärgse kuu jooksul su rinnakorvi suurus võib päris suures diapasoonis muutuda. Et üks hea toetav rinnahoidja esialgu ja hiljem juba vastavalt sellele, et kuidas su rinnad, mis suurusesse nad lõpuks siis võiksid jääda imetamise ajal. Mida ma sageli kuulen praegu ka, et ostetakse endale ette näiteks sellist asja nagu rinnapump ja ilmselt te olete päris palju näinud, et tohutult paisatakse neid pärast siis järelturgu müüki. Olete näinud? Rinnapumpasid järelturul, elektrilisi käsipumpasid. Ühesõnaga selline asi, mida ei ole mõtet ette osta, sellepärast et see, mida sa sealt apteegist ostad, ei pruugi üldse sobida sellel hetkel sinu rinnale, kui sa seda esimest korda proovid. Kas on vale lehter, vale suurus, mis iganes. Hea oleks, kui sa saaksid rinnapumpa eelnevalt proovida. Ja selleks on imetamise kabinetis võimalus olemas. Ära nii-öelda ehku peale miskit ostma hakka. Aga milleks üleüldse rinnapumpa peaks keegi vajama? Ega see on väga väikene osa naisi, kes seda tõesti võiksid vajada. No näiteks, kui on piimapaisu aeg tulnud ja laps lihtsalt ei suuda rohkem süüa, et ta on juba kõrvadeni ennast täis imenud ja ütleb, et emme, ma rohkem ei suuda lihtsalt, et siis sa peaksid kuidagi ise saama seda rinda veidikene tühjemaks. Ja näiteks ka selline situatsioon, kus sul on tõesti rinnapõletik algamas ja seda tükki oleks vaja lahendada. Või siis kolmandaks näiteks seesama situatsioon, kus laps ei ole olnud valmis juba sünnituse järgselt rinnale minema, siis sa peaksid oma rinnapiima ise ju rinnast välja saama kuidagi moodi ja lapsele söötma. Aga sul on alati olemas enda käed ja alati sa leiad ka ühe õõnsa puhta anuma. Nii et käsitsi rinnapiima lüpsmine on sinu jaoks ilmselt see kõige mõistlikum alternatiiv sellel hetkel. Ja tegelikult ma kasutaksin praegu head võimalust ära korraks teiega siin läbi harjutada käsitsi rinnapiima lüpsmine. Kas keegi on seda kuskil juba näinud või harjutanud? Rinnapiima lüpsmist? Tõstke käsi. Okei. Kuna väga palju käsi ei tõusnud, siis ma tegelikult vaataksin selle teiega üle. Isiklikku rinda ma ei peagi hakkama paljastama, aga näed põhimõtteliselt siis. Võtad oma rinnast kinni seda viisi, et su sõrmed moodustavad sellised C-tähe. Sinu sõrmed on kuskil 3 sentimeetrit nibust eemal, ehk siis umbes seal pruuni ala areooli piiril. Oma sõrmedega liigud sa oma rinna sisse poole, oma roiete poole ja surud siis sõrmesid siin rinna sees kokku. Ja teed seda sama kokku suruvat liigutust vähemalt 3, 4, 5 korda, enne kui märkad, et siia nibu otsa hakkavad tilgad tulema. Ja ära kindlasti oota, et siin purskab selliselt seda piima. Pigem ta vaikselt immitseb ja see on normaalne. Et selliselt toimetades näiteks oledki saanud kojumineku päeval piimapaisu, kedagi appi võtta ei ole, laps rohkem ei suuda süüa, ei pea jooksma kuskile beebipoodi või seda rinnapumpa ostma. Oma käed on sinu abimehed sellel hetkel. Kust abi saada? Kui sa jääd mõne imetamise teemaga hätta, siin on mõningad kontaktid. Meil on 2 kabinetti töötamas igapäevaselt imetamise teemadega.
ja ma ei saa öelda, et meil oleks vähe tööd. Lisaks on meie hästi head sõbrad sünni ja imetamise Eesti tugiühingust, siet.ee. Nemad on fantastilised naised, et meil ei ole nii palju võimalusi käia just emade kodudes, sealsamas, kus sina toimetad ja vajad seda abi. Kui naine tuleb meie juurde vastuvõtule, siis loomulikult me saame kõik ilusti mugavaks teha emme jaoks, paneme padjad ja toome lapse ja sa lihtsalt istud, tunned ennast hästi ja imetad. Aga kui sul on näiteks mõni asendimure, sa ei leia kodus seda õiget imetamisasendit, siis just nimelt Sieti nõustajad on need, kelle poole võiks pöörduda. Sellel kodulehel on igas maakonnas mõne nõustaja kontakt olemas. Otsi nad üles. Ja siia lõppu veel üks selline väikene palve teile. Kui sa tunned ennast väga hästi imetamise ajal, sa oled kohtunud oma lapsega, te olete üksteisega tuttavaks saanud, sa näed, et talle väga meeldib see tegevus, ta tõesti naudib seda, ta kosub sul nagu kuklikene ja kõik on kenasti, siis luba seda ilusat vaatepilti, imetamist, näha ka oma lapse kandmise eas tuttavatel, sõbrannadel, sõpradel, selleks, et see pilt ei jääks meie jaoks võõraks. Et meil oleks meeles see, et meie inimeste lapsi toidetakse meie enda piimaga. Ja õnneks on Eesti 1/84 riigist üle maailma, kes on väga otsustava liigutuse ära teinud ja keelanud igasuguse segutoitude ja lutipudelite reklaamimise enda pinnal. Mis meie saame teha? Just Yoko enne rääkis sellest, et oma eeskuju näidata. Näitame enda tulevastele põlvedele, et imetamine on ilus, tore tegevus, seda otsust võiks kõik värskelt emmeks saanud emad teha, et see on parim start meie lastele. Aitäh! Kui teil on küsimusi, siis ma olen veel mõnda aega meie ITK boksis. Tule astu läbi!